No jõu, ma olen Kodir ja mul 26 minutit. on teile aus tõde. No ta juba valetab. Teate, kuidas ta oleks pidanud alustama seda videot või? Ma ei tea, kas see Kodar juba vaatab seda või mitte, aga Kodar oleks pidanud alustama niimoodi, et ta ütleb, et ma nüüd mängin Kodirit. Nii. Tere, kallis kuulaja. Mul on hea meel, et te olete siia tulnud ja täna siis räägime kasiinost ja mul on tegelikult öelda ainult üks asi. Minu nimi on Kodir ja mina olen kasiinosõltlane. No, ja juba oleks kõikidel inimestel nagu respekt, et noh, okei, vähemalt ta on aus. No. Aga kui sa tuled mingi, et mul on ausalt uus tõde, aga milline see vana tõde siis oli? No jõu, ma olen Kodir ja mul on teile aus tõde. Tegelikult mul ei ole teile ausat tõde. Päris. Kuna ma ei oska kõigest rääkida, aga tänane video, mida ma siia YouTube'i kanalile taaskord laenan. Mõtle kui mental samal ajal, et sellepärast, et kuna see oli? Kas see oli esmaspäeva öösel või? Või see oli reedel või? Kuna ma rääkisin nendest kasiinopakkumistest, mis mulle on tehtud? Et ta nägi seda ja siis ta lihtsalt tundis, et ta peab video tegema. Seotud meie suurepäraste kasiinodega. Teema, mis... ma eeldan, et see oli sellepärast, sest ma ei tea, miks ta muidu seda oleks pidanud tegema. Väga huvitab, aga paljudele ei meeldi. Arusaadav. Ja ma ütlen kohe alguses ära. No samal ajal, miks teda peaks kottima, et minule ei meeldi see? Live Moments tegi eraldi video sellest või? Et mul ei ole täna siis skripti. Okei. Ja siis Kodar mõtles, et see on nagu call out või? No okei, make sense tegelikult. Ma kavatsen freestylida ja... Kas said Tartu linnavalitsusse või? No kui ma sain 1600 häält peremees, mis sa arvad? Räägime mõnest teemast, mis võib-olla inimesi huvitab. Kodir isegi kommentis sinna video alla. Ma räägin story ära. No too ei ole minu kanal, mina ei tegele sellega, ma isegi ei tea, kes sellega tegeleb, nii et ma ei oska kaasa rääkida. Miks ma seda videot üldse teen? See ei ole seotud Krisi tehtud Krisi tehtud? See ei ole minu tehtudki! Oi. Halloo! On sellega seotud, kus siis arutleti mingit erinevat asjade üle, ma seda pärast kommenteerin. See on seotud mingi üleeile üks streamer Eestist, tegelikult 2 ja üldse on seda kirjutatud, räägitud, et umbes a la Okei, mul on uus take tegelikult, ma pean lause püsti tulema, sest mul mingi mul vaja natuke seista lihtsalt. Aga ma arvan, et Kodar peaks, teate mida Kodar peaks tegema või? Kodar peaks tegema uue video nüüd. Nüüd ta teeb uue video. Ja siis seal uues videos ta tuleb ütleb mingi, et minu nimi on Kodir ja ma olen kasiinosõltlane ja täna ma call out'in kõik Eesti streamerid, kes minult on küsinud kasiinosponsoreid või nende kohta informatsiooni. Ja siis võtab listi ette ja hakkab paugutama. Nimp Gaming! Nimp Gaming! Nimp! See vend, kes noa röövis. See noaskämmer, Nimp Gaming. Nimp. Ja lihtsalt laob kõik nimed letti. Ma arvan, et see oleks geniaalne lihtsalt. See oleks üli hea. Ei, seal ei ole ainult Nimp. Ma võin kihla vedada, et seal on ka Meperinator sees. Seal on raudselt sees. Stever on seal kindlalt sees. Ma arvan, et Pong on seal sees. Ma arvan, et seal on omal ajal oli kindlasti veel see kuradi Signe raudselt omal ajal oli sees seal. Kes veel kasiini on paugutanud? Kes veel kasiini on paugutanud? Toots on raudselt seal.
kindlalt on, kindlalt, kama on kindlalt sees ja. Et lihtsalt nagu expose ida seda, et see ei ole nagu üks inimene, vaid et see on nagu valvur raudselt sees. Siin ma olen enam kui kindel on ka sees seal. Muidugi. Ja see ei ole isegi nagu, et mingi expose, vaid see on nagu lihtsalt see, et nagu näidata nagu mitte, et nagu mõnitada või öelda nendele striimeritele halvasti, vaid selle eesmärk peaks olema see, et näidata, kui jõhkralt see mõjutab keskmist Eesti live-striimerit. See peaks olema see probleem või nagu näide. Just täpselt nagu keegi just kommenteeris ka, et näidata, kui ulatuslik see kasiino probleem on. Täpselt, nagu see ongi see, mida on nagu vaja nagu näidata ja selgeks teha, et see ei ole see, et nüüd mingi et Kodir on halb inimene, et mingi Kodir ütles nüüd või Kodir nüüd hakkas kasiinot tegema, nüüd kõik teevad kasiinot. Et pigem, et see on nagu nii ulatuslik, et inimesed lihtsalt on nõus oma vanaema ka maha müüma lihtsalt selle jaoks, et kuradi saaks raha, saaks türa live streamist raha rais. Saad aru? Et ma arvan, et see on see, ja räägi asjast nagu, et muidu lähevad asjad liiga lappe. Et Eestis on mingisugused scammer-streamerid, nii-öelda, kes tegelevad siis lollakate krüptokasiinode promomisega ja põhimõtteliselt siis siuke teema. Ta võiks neid ka kallautida, kes paska on tootnud. Nagu näiteks mina küll kallaudin. Mina kallaudin näiteks vana aja Nimbi, kelle kasiinos inimene võitis mingi, ma ei tea, mitu tuhat eurot, eks ole. Ma täpselt summad, tõsimeeli ma ei mäleta. Ja siis pärast ta lihtsalt saadeti selle kasiino pealt või poolt saadeti putsi lihtsalt. Ja tüüp jäigi kõigest ilma lihtsalt. Ta ei saanudki seda endale. Saate aru? Et üks asi on see, et sa nagu promod mingisugust paska. Nagu kasiino mõistes mingit sita auku. Aga teine asi on see, et sa nagu selline olukord juhtub ja siis sa oled mingi, et mis siis? Mis siis on? Pohhu, mina ei tea, ise oled süüdi, et sa loll oled, et sa mingi oma rahaga mängid kasiinos. Ma ei tea ausalt. Ja samal ajal ta ise nagu promob, et mingi pane raha palun sisse, et siis mina saan raha sellest. Ja siis ma nagu ei viitsinud väga välja teha. Nimedest väga ei räägiks. Ja läksin, lihtsalt vaatasin ja mina arvan küll, et ta peaks rääkima. Ma ikkagi ütlen, ta peaks rääkima nimedest. See on nii oluline, sest kui sa ei räägi nimedest, siis keegi ei tea, kui suur mass see on. Kellest sa räägid, kas sa oled selle välja mõtlenud või mis asi see on? Keegi tea. Et ma ei räägi nimedest, aga oli üks tüüp kuskil kunagi, kes ütles ühte asja. Sellel ei ole kaalu. Sest me ei tea, kellest sa räägid, kas see on sinu välja mõeldud asi või see on nagu päriselt tõesti sündinud asi. Kes olen mina, et öelda, ma olen juba 3 aastat neid kasiinostriime teinud. Küll aga ainult Eestis, on ju. Aga ma üritan Eesti... Ja kust ma saan vaadata seda, et kas ma olen siiamaani kasiinost bänned või mitte? Mingi kokkuvõtvalt lühidalt teha nagu selle teema Krisi jutu põhjal ja siis lihtsalt üleülda. Ma isegi ei tea, mis ma rääkisin esmaspäeval, mul pole aimuga, ma ei mäleta. Üldiselt jäppida juurde. Sorry. Ja nagu ma ütlen, mul skript ei ole nii, et see võib kujuneda veidike jäppfestiks, aga ma üritan teha nii kiirelt kui võimalik. Ühesõnaga, point on siis selles, ma olen nüüd 3 aastat neid kasiinostriime teinud, räägime nagu päris ausalt kõik asjad ära. Et lihtsalt edaspidi ka, kui keegi tuleb striimi, mingi teema on, siis ma lihtsalt kavatsen anda talle selle video, ma isegi ei taha edaspidi kommenteerida seda, siis see on iga kord siuke võids ebameeldiv ja nõme teema. Ja ei gedit. Tal peabki olema. Räägime nagu päris ausalt. See on nagu päris ausalt. Ma olen näidanud striimis mingi, ma arvan, et ma pakun mingi 10 korda oma väljavõtteid, on ju. Tänaseks päevaks peaks olema nagu selge, et minu striimid on kõik real money. Ühesõnaga, kui ma kaotan, siis kõik saavad mulle irvitada, kes mind vihkavad või ei kannata või mis iganes me nimetame. Ja need inimesed, kes elavad mulle päriselt kaasa, kui ma võidan, kui see on tõesti hea võit, siis te saate kõik olla mu üle õnnelikud.
aga mina ei öelnud ju, et ta fake money'ga teeb või ütlesin või? Nagu päriselt. Ma oma meelest ka ei öelnud seda. Päriselt, see ei ole nagu mingi bullshit. Mina tean, et fake money'ga on ainult Nimp teinud, keda ma nagu 100% tean, et ta tegi fake money'ga. Nimp oli see, kes tegi 100% fake money'ga. Ma ütlen ausalt, et ma nüüd võtan selle tuki, laen selle ära ja lasen endale põlve ja siis ütlen, et ma isegi ei follow Pongi juba viimased 2 aastat võib-olla või selles Twitch'is ja põhjus väga lihtne. Ma kunagi panin unfollow, kui ta streamimise ära lõpetas ja ma ei ole julgenud follow'it vajutada, sest äkki ta näeb alerti ja siis ta saab pahaseks. See ei ole mingi välja mõeldud jutt ja selles kohas, natukene ma Krisiga ei ole nõus, on ju. Ma tean, et igal streameril on mingid oma diilid Eestis. Ega Krisist otseselt ei maininudki mind, aga point on nagu selles, et minu streamid on kõik real money, real whatever. Kui sa näed, et ma kaotan, siis see ongi minu kaotus. Kui sa näed, et ma võidan, siis see on minu võit. Ja nii lihtsalt ongi. Ja ma nõustun, see on nagu õige, et real money, aga seal on väga suur vahe. Anja, et kas sa teed kasiini striimi sponsor korras, ehk siis sulle makstakse see raha tagasi või mitte. Ehk siis ikkagi, kui sa võtad nagu selle, et jaa, sa kaotad selle raha, Anja. Aga see raha on ju kasiino raha. See ei ole ju sinu isiklik raha. Või isegi kui sa paned selle 500 eurot või 1000 eurot sinna isiklikult sisse, siis tal on ju diilis kirjas, et ta saab talle nagu tagastatakse see sissemakse. Vähemalt ma ei tea, minul olid vähemalt siuksed diilid või pakkumised olid mul tähendab, sest mina ei võtnud neid vastu, aga mul olid siuksed pakkumised. Nii et mõnda pidi nagu, jah, see ei ole nagu fake, aga samal ajal sul ei ole ju, sul ei taha süda rinnust välja hüpata siis, kui midagi suurt nagu juhtub ka. Seda teemat, aga ma ei süüdista. Teile näidanud 10 korda väljamakset, aga nagu... Vaata, ma olen EMTA lehel, kus ma saan vaadata seda kasiinovärki? Ma näen ainult seda, et mul on mingi kuradi automaks on makstud. Ei saa midagi tagasi või? No võt. Ma ei tea, kas sa juba vaatasid järgi, aga ma ütlesin seda, et sa pead tegema uue video juba. Ja see video peab hakkama niimoodi. Ma teen sul ise sissejuhatus ära. Tere, minu nimi on Kodir ja mina olen kasiinosõltlane. Ja siis hakkad rääkima. Nii, ja ma tahtsin täna rääkida sellest, et kui ma ütlesin, et minu raha on päris raha, millega ma kasiinos siin mängin, siis see selleks ma tegelikult tahtsin call outida kõiki Eesti striimereid, kes minult on abi küsinud või juhtnööre, et kasiinostriimidega nöörida oma vaatajatelt raha. Esimene inimene, keda ma tahaks call outida ja siis tõmbad nimekirja lahti, see rull kukub nagu maani, saad aru? Ja siis sa paned prillid pähe ja siis hakkad nimetama. Nimp Gaming. Ja paugutad minna lihtsalt järjest. Need kuradi 20 nime. Niimoodi. Ja praegu ka sa ütlesid, vaatasin mingisuguses momendis, ütlesid, et ma ei ütle nimesid. No aga kui sa ei ütle nimesid, kuidas me vaatajatena teame, et see, mida sa või kellest sa räägid, et see on tõde? Ma võin ka ju öelda, et ma nimesid ei nimeta, aga ma keppisin eile 28 sinisilmset blondi neiut läbi. Aga ma nimesid ei nimeta. Muidugi ma tean, et te usute sellepärast, et ma räägin ainult fakte. Ja see on tõesti sündinud lugu. Aga siiski mul ei ole tõestust. Tõestus tuleb 9 kuu pärast.
ma ütlen ausalt, lõpuks ei jaksa, onju. Noh, iga inimene, kes tuleb uus, tuleb jälle mingi flame'ima ja toksik, et see on kõik mingi demo raha, blablabla, onju. Et noh, ala mul on Coolbetis mingi, ma ei tea, 100 kilo algus, vennad on mingi demo raha. Pohhu, et ma eile võitsin mingi slotis mingi, ma ei tea. Okei, aga minu küsimus oli ikkagi see, ma ei tea, kas sa vastad, aga ma pean ikkagi küsima. Minu küsimus, mille ma tõstatasin seal esmaspäevase õhtuses striimis, ma väga tegelikult, kui ma aus olen, ma ei mäleta väga, mida ma rääkisin. Sest ma olin selleks hetkeks paar pitsi teinud. Ja ma ei olnud väga palju söönud. Aga see on ebaoluline. Küsimus, mille ma tõstetasin, oli see, et kui sul on mingi perse all väidetavalt, no ma ei tea, mina ei hakka inimeste rahakotti nagu tuhnima nagu selles suhtes, aga siis oled tekitanud selle olukorra, kus sinna mitte tuhnimine on ebapopulaarne, ütleme nii. Siis kui sul on mingi perse all mingi 500 tonni, aine. Miks siis ikka seda teed? Ma saan aru, et raha peab teenima, aga kas nagu tõsimeeli siis nagu muid variante ei ole? 60 euro panusega või ma ei tea, mis iganes ma seal mängisin või siis inimesed nagu tulevad striimi. Ja kui sa ütled, et sa oledki sõltlane, siis no ikkagi, ma ei tea. Vaatavad, et sul on mingi 125 000 peale ja siis näevad, et eile läks Epic välja Coolbetis 124 000, siis tüübid on mingi, kus sa selle raha said nagu. Siis ütled inimestele nagu päris ausalt, et näe, ma võitsingi jackpoti nagu päriselt. No. See ei ole nagu mingi fake raha või et ma ei tea, Coolbet ei saa sellist asja teha, et nad annavad mulle raha. Tüübid on mingi, ei, see on fake. Ja ma ütlen ka igaks juhuks ära. See, et ma ei võta mitte ühtegi sponsorpakkumist vastu, ei tähenda seda, et ma kunagi ei läheks kasiinosse mängima. 100%. Käsi südamel, ma võin lubada, et ma lähen kunagi. Aga ma ei võta ühtegi sponsorpakkumist. Fake. See ei ole fake. Alustame sellest. Kõik see raha, mida te näete minu striimis, ma tahan lihtsalt selle ära close ida, nagu on alati real. Ehk siis, kui sa mind ei kannata, ole õnnelik, et ma kaotasin oma raha. Kui sa mind kannatad, ole kurb, et ma kaotasin raha. Või ole õnnelik, et ma võitsin ela kaasa, ütle midagi ilusat. Hiljuti ma võitsin mingi üle 100 000 euro. Millal sööb tuleb? Ja postitasin... Elon Muskil on 500 miljardit, aga miks ta ikka töötab vähe? Sest tal ei ole 500 miljardit, vaid see on kõik stokk. Ja stokk on väärtusetu, kui ta selle ära lõpetab. Saad aru? Et ma saan aru, et see on hälvik, aga täpselt niimoodi stokk töötabki. Oih. Ei kannata. Ole õnnelik, et ma kaotasin oma raha. Kui sa mind kannatad, ole kurb, et ma kaotasin raha. Või ole õnnelik, et ma võitsin ela kaasa, ütle midagi ilusat. Hiljuti ma võitsin mingi üle 100 000 euro Coolbetis. Ja postitasin low-carrises õnnelikud, aga need inimesed, kes on su juures, peaksid olema su head sõbrad, nad on isegi veits, ma arvan, isegi ei tunne, kes sind ei tea, kellega sa ei ole suheld. Need inimesed ütlevad sulle nice, grats, palju õnne, nad on isegi veits, ma arvan, et siiralt õnnelikud, aga need inimesed, kes on su juures, peaksid... Ma panen korra pausile. Ma ei usu, et need inimesed on siiralt õnnelikud, vaid need inimesed, kes on positiivsed, mina nagu võib-olla ma olen lihtsalt ära rikutud, aga ma ei usu, et nad on lihtsalt tõsimeeli positiivsed ja õnnelikud, vaid nad pigem kasutavad seda positiivsust eeldades või lootes, et nüüd nad kas A saavad sind ära kasutada või B sa ise oled nõus neid toetama mingisugusel määral. Ja see algab ka perekonna siseselt. Ja see hakkab väikestest asjadest. Oi, me oleme nii õnnelikud sinu üle. Sul läheb nii hästi ja kõik on nii tore. Aga läheks äkki järgmine nädalavahetus, läheks koos mingi välja. Nii. Ja siis lähed koos välja ja siis tuleb vaikselt see nügimine vaata mingi, kuuled, et mul jäi vaata rahakott autosse, et viitsid selle nagu viitsid mulle selle purksi osta või nii või? Et noh, vaata sa ju nagu võitsid ka ja siis läheb edasi järgmine kord, saad aru, ja see ei lõppegi iial ära nagu. See ei lõppe iial ära. Olema su head sõbrad, moded, vipid, need ei ütle mitte midagi. They don't give a fuck nagu. They don't give a fuck. Või actually, ma arvan, et neid give a fuckib, aga see on pigem selline salti ja semi nagu
mingisuguse asja kombinatsioon. Selle asemel, et kui sa paned pildi kasiino all, ma võtsin 100 000. No üks asi ka veel. Ma tean, et Kodarile kindlasti ei meeldi see, mida ma ütlen. Aga üks asi, mida ma kindlasti ütlen, on see, et kui sa oled piisavalt heal järjel, siis ma arvan, et sa peaksid oma moderaatoritele maksma. Tõsimeeli. Näiteks, kui mina oleksin piisavalt heal järjel, siis ma 100% muudaks enda moderaatorid. Ei saa öelda, et kõik, aga mul on kindlasti mingisugune 2-3 moderaatorit, kelle ma päeva pealt palkaksin. Ilma nagu paugust. 100%. Et need on ikkagi inimesed, kes teevad tasuta tööd sinu nimel. Või vähemalt minu puhul on nii. Et ilmselgelt nad on, kui need inimesed, kes teevad sinu jaoks tasuta tööd, nad on vihased või pettunud, et see inimene, keda nad on toetanud, kelle jaoks nad on vaeva näinud, ta nüüd järsku teenib mingi 100 000, ükskõik mida ta teeb. Aga samal ajal ta nagu ei näita välja gratituudi nende suhtes, kes on seda free work'i teinud võib-olla aastaid. Näiteks minu puhul, mul on moderaatoreid, kes käib minuga kaasas juba viimased 6-7 aastat. Et ma võin näiteks täna ära öelda, et kui ma kunagi peaksin saama näiteks Europarlamenti, siis ma võtaks Insta, ma ei mõtleks ka, ma võtaks Insta kaasa Liina, kelle ma paneks asja ajaks lihtsalt. 0 mõtet lihtsalt. Lihtsalt selle eest, et ta on mingi 6 aastat pidanud mingit sitta helpima. Tõsimeeli. Ja samamoodi, kui näiteks mul oleks vaja mingisugust sotsiaalmeedia tiimi, siis ma võtaks päeva pealt ja mul oleks võimalus seda maksta, ma paneks päeva pealt. Võtaks isiklikuks filmijaks, monteerijaks, võtaks seerana. Päeva pealt. Ma ei mõtleks ka. Lihtsalt samamoodi sellepärast, et ta on mingisugune 5+ aastat teinud neid asju. Et see on võib-olla nagu see, et võib-olla Kodar, aga võib-olla me ei saa nagu tuua seda nagu, et see on sama selles võtmes, et võib-olla tema moderaatorid ei ole teinud nii pikka aega nii-öelda tasuta tööd või olnud nagu temaga kaasas. Ma lihtsalt räägin iseenda vaatepildist. Et see nagu võib-olla nagu selles suhtes nagu oleneb, aga lihtsalt mida ma nagu tahangi nagu, või nagu minu põhimõte oli nagu see, et sa ei saa nendele moderaatoritele panna pahaks, kui nad näevad üks hetk, et sul läheb paganama hästi, aga nemad nagu et see nagu headus või see nagu ei jõua nendeni. See on lihtsalt inimlik, kuidas ma nüüd ütlen, see on lihtsalt see inimlik solvumine või kadedus. Sinna ei ole mitte midagi teha. Selles suhtes, et ma arvan, et siin chatis ei ole mitte ühtegi inimest, kes suudaks sulle nagu silma sisse vaadata ja öelda, et mina ei ole kade, et sa said mingi, ma ei tea, 200 000. No türa, mida vittu, me kõik tahaksime seda 200 000, on ju. See, mis sa oled selle nimel nagu vaeva näinud, see selleks, aga nagu ilmselgelt me kõik tahaksime, on ju. Et täpselt samamoodi tunnevad need moderaatorid ka. Ootaks võib-olla, et mõni moderaator võib-olla veits midagi kirjutaks. Selle asemel tuleb sealt mingi edgy kommentaar, mingi hehehehe. Et ühesõnaga ma tahtsin seda öelda, et selle üle ma olen väga pettunud ja kõik mõtlevad, et Kodir on nii ülbeks läinud. Ei, nagu point on nagu väga lihtne. Ma olen aru saanud ajas, et isegi need inimesed, keda ma arvasin, et on päriselt nagu minu inimesed, aina rohkem ajas hakkab tunduma, et paljud ei ole. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks mul on võib-olla natukene kolli visanud. Aga ma ütleme nii, et inimtasandil natukene mõistan. Kindlasti on seal inimesi, kes on nii naa 3. 5. Väga vabandan kõha eest. Aga midagi ei ole teha. I guess ma ei pääse sellest mitte kuidagi ja lähme lihtsalt edasi eluga ja nii on. Ühesõnaga, see selleks.
võidud rääkisime, see on kõik real, kaotused on kõik real, need ei ole mingid fake rahad. Kui ma teen kunagi mingit fake raha striimi, demo raha striimi, mis iganes põhjustel, siis ma olen seda öelnud, me räägime sellest. Sama oli vahepeal üks bränd, võib-olla teate, mingi Stars mingi teema on ja siin mingisugused streamerid tegid neid, see tuli välja, et see on totaalne scam leht, seal mingi petetakse, mis iganes on ju, mingi jama, mingi välja maksid ei tehta on ju. Isiklikult joppas, et ma seda striimi ei jõudnud teha, algselt plaan oli, seal ei ole mingit Eesti kaitset, mitte midagi, ühesõnaga, kui te olete oma rahadest ilma, Ripperiina te olete oma rahadest ilma on ju. See võiks olla siis topic 2. Vaatasin seda Chrisi videot, ta mainis, et see on päris putt siis ju. Et ala inimesed müüvad ennast coinidest maha, see on actually true. See on actually true ja kõige rõvedam minu silmis, samamoodi ma olen Chrisiga 100% nõus siin, ma ei saa seda eirata, on see, et inimesed streamivad neid väärakaid krüptolehekülgesid mingite 100 eurode eest, nagu reaalselt saadki mingi 100 eurot, 200 eurot mõni neist. See on kõige räigem asi, nagu türa vennad müüvad oma hinge maha mingi 100 euri eest. Mingi tere, helistame teile kuskilt mingi kuradi Casino X-ist. Meil on teile selline pakkumine, et teeks ühe prooviperioodi. Prooviperiood kestaks 6 aega, iga nädal 1 stream ja et igas nädalas siis tund aega ja siis selle tunni umbes aja eest, kui te mängite meie Casino lehel selle fake rahaga, et siis me maksame teile, ma ei tea, mingi 100-200 eurot või korra eest. Noh, mida vittu, täitsa perses. Samal ajal see Casino teenib mingeid miljoneid, kui mitte miljardeid. Ja siis ta tuleb ja siis paneb mingisugustele endadele, kellel on mingi 100 vaatajat, 50 vaatajat, palju iganes. Ja suure või nagu üleüldiselt on üldse see, et Casino on nagu RP. Kas see meeldib sulle või mitte, see töötab selles võtmes, et inimestel on lihtsalt inimlik huvi seda vaadata. Vahet ei ole, kas sa võidad või sa kaotad, see inimene tahab lihtsalt näha seda. Kui sedagi, ja sa tood sinna mingi inimesi, mingi 10, 20, 30 plusse, mingisuguseid lapsi ka veel, seal ei küsita ID-kaarte, seal ei küsita mingit confirm'e, sa oled fucking 14 mängid Casinot. Et see on retarded, ma olen Chrisiga nõus. Siit tuleb mingi aga kohe. Ma ei taha temaga nõustuda näiteks enda pealt sellega, et see täiesti retarded on. Näiteks ma võin nagu enda pealt öelda, kutid. Mina olen siiani Casinos plussis, Casinodega. Me räägime siis off-stream ja on-stream, mis iganes. Mina olen ka. See, kus ma tegin siin mingi 4 aastat tagasi vist. Tegin ka. Aga ma tegin 100%, mul ei olnud mingit sponsorit, mitte midagi. Mängisin ka Casinot, mina jäin ka kokkuvõttes jäin kasumisse, aga bänni panin ikka peale, põhjus väga lihtne. Lihtsalt üks hetk minu majanduslik seis, kuigi ma võitsin Casinos, on ju, siis mis te arvate, et ma tegin selle rahaga midagi kasulikku või? Ei teinud. Ma ei teinud mitte munnigi kasulikku. Me läksime ju shooteri sisse ja ma lihtsalt mingi ostsin kõigile jooke seal. Ja oligi kõik. Et ma lihtsalt panin selle sõprade alla magama lihtsalt. Ja ega seal muud sisu ei olnud. Kõik rahad kokku. Me ei räägi sellest, et mida te on-stream näete, sest on-stream ma obviously ainult kaotan. Nagu, hea küll, ma võin ausalt öelda, ma olen panustan miljonites eurodes. Ma äkki seda varju. Ma olen sellest rääkinud ka streamis. Mu panused, mida ma olen läbi lasknud läbi aastate Casinodes, on miljonites. Kas see on normaalne? Kindlasti ma arvan, et mitte. Aga kuna ma isiklikult olen ka kergelt hasartne inimene ja mulle meeldivad slotid, siis ma lihtsalt igaks juhuks mainin, et keegi ei saaks valesti aru, sest ma ei tea, kui palju inimesi siin päriselt saab aru, kuidas Casinod töötavad ja mida ta just ütles. Et see, et ta ütleb, et ta on läbi mänginud miljoneid, ei tähenda seda, et ta võtab nüüd oma kontolt 1 000 000 eurot ja siis paneb selle Casinosse sisse ja siis hakkab spinnima. Et see ei ole niimoodi. Tõenäoliselt ta ise oskab seda paremini selgitada lihtsustatult
kui me räägime puhtalt spinnimisest, siis spinnimine tähendabki seda, et sa paned näiteks 10 eurot sisse ja siis sa taod lihtsalt seda nii palju, kui sa taod, siis 10 eurost sa teed tõenäoliselt ikkagi mitukümmend, kui isegi mitte 100 eurot läbi mängimist. No, et vastavalt sellele, kui palju sa võidad. No, kas sul joppab või sul ei joppa. Kui ei joppa, siis lihtsalt see läbispinnimine tuleb väiksem. Kui joppab, siis see läbispinnimine tuleb suurem. Et see, et kui ta ütleb, et ta on miljoni läbispinninud, siis see ei tähenda seda, et tal oleks olnud see konto peal kunagi. Lihtsalt igaks juhuks, et kõik saaksid ühtemoodi aru. Samal põhjusel mina neid streame ka teen. See ei ole ainult see, et mingi kodar saab sisuliselt kasiino käive, jah. Raha selle eest. Ei. Alati peab sulle asi meeldima. Otherwise ma teeksin kõiki sponsorpakkumisi, kõiki asju kogu aeg, sest et kellele meeldiks raha. Muidugi ma olen nõus sellega ka Krisiga, et raha on alati vaja ja näiteks mul endal on väike poiss on ju ja kindlasti sa mõtled ju sellele tulevikule ja mis iganes on ju, et tal oleks hea elu ja sa ei pea millestki mõtlema ja sa ei pea päev läbi tööl olema, et sa näeksid oma last kasvamas ja mis iganes. No see selleks, me ei hakka sellest rääkima. Point on nagu ikkagi selles, et IMO need väljamaa dealid on full retarded. Ja tundub, et see hakkab aina rohkem minema eestlaste seas moodi, Eesti streamerite seas. Nii et ma üldse ei kutsu mingi saboteerima, aga IMO, ärge mängige nendel lehtedel. Kui te lähete nendel... Riil. Ja nüüd ongi see, kus sa peaksid näitama näpuga ja ütlema, et vaata, türa, tema teeb paska. Tema teeb paska, ärge tehke kaasa. Ta on retard, ta müüs oma hinge ära soti eest, see on pask. Jaa, okei, ma olen kasiinosõltlane ja ma mängin, niimoodi, nagu ma räägin Kodiri asemel praegu, et ja mina Kodir, ma olen kasiinosõltlane, aga vähemalt, türa, ma teen vähemalt, ma ei tea, mis iganes kontrollitud lehtedel, ma ei tea, mingisugune meil on need asjad ja siit makstakse välja, siin on bam, et nagu, mis iganes, kuidagi nagu seda parandada. Lihtsalt, et ei oleks nagu see, et mingisugune kuradi nimp võtab vastu jälle mingisuguse kuradi kasiino, mingid kuradi, ma ei tea, mingi krüptolehe ja siis mingisugused tüübid lähevad ja panevad oma mingi ema palga sinna alla ja siis ongi perses. Nii-öelda võidab, aga sealt mitte kunagi mingit võitu välja ei maksta. Lehtedel isegi kunagi mängima, mis iganes tahate seda streamerit toetada, siis jumala ees kontrolliga alati mingi 50 000 korda seda lehte, et seal ei oleks mingi... Jah, tegelikult, kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis võib-olla tõesti, et kui sa ütled päris niimoodi, et ärge mängige nendel lehtedel, vaid mängige minu lehtedel, siis on liiga räige reklaam tegelikult. Paska, skämmi, väljamaksid ei tehta, sest et nendel lehtedel Eesti... Vähemalt oleks nagu chance saada skämmi väiksem selles suhtes. See on nagu point 1, millega ma olen nagu nõus 100% Krisiga, et kogu see väljamaa teema. Aga jah, nagu selle Eesti teemaga enda koha pealt väga nõus ei ole. Point oligi selles, ma üritasin siis rääkida, et minul endale meeldivad hasartmängud ja sel samal põhjusel ma neid ka streamin. Ja see ei ole mingi õigustus, see ei ole mingi, ma ei kaitse ennast, ma ei kaitse kasiinosid. See videopoint ei ole üldse midagi kaitsta või õigustada. See videopoint on lihtsalt valgustada. Ma olen suur valgustaja. Ja ma lihtsalt tahaks nagu ausalt rääkida nii nagu asjad on, sest et need 12 aastat, mis ma olen stream, ma olen alati üritanud aus olla, kuigi inimesed alati portreidivad minust nagu mingi valete, kaabaka, värd ja lurjus. 100% ma ei ole ausalt kindlasti mingid kohad, ma olen luisanud, aga need ei ole kunagi kellelegi otseselt liiga teinud. Ja nagu selle isa teemaga, nii kaua, kui me saime selle ära räägitud, näidatud, siis kõik said nagu aru, on ju, aga indi endal ikkagi see, et nagu päriselt ei saadud ka, et ikkagi läks sama trall edasi ja ühesõnaga, et ikka paska. Et ühesõnaga, ma võin siin ükskõik mida rääkida, aga actually no one gives a fuck, on ju. No one gives a fuck, aga mõned kivivad fuck'i ja see on hea. Ja minu point ei olnud seda videot teha, ma räägin, et ennast kaitsta või õigustada või kasiinosid, vaid mõte on lihtsalt nagu jagada insight'i veidi või 3 aasta kogemust. Et suht haige 3 aastat möödas, täitsa perses. Alles need kasiinostriimid hakkasid. Aga mõte ongi see lihtsalt, et nagu need väljamaa kasiinid. Lihtsalt ärge mängige nendes, IMO. Mängige Eesti kasiinodes, kui te mängite. Kui te ei mängi, ärge üldse mängige. Sellepärast, et te olete ju endale bloki pannud just põhjusega, et mitte mängida kasiinot, tähendab, et teil on mingi probleem, mingid asjad, raha ei ole, mida iganes. Või olete liiga palju kaotanud. Ja see peakski olema point, et mitte minna sinna. Sest need bloki all poisid panevad niikuinii, me kõik teame seda. Ja see ongi haigus. Ja
ja olgem ausad, ega keegi teid ei aita ka nendel lehtedel, te mängite neid krüptolehte mingi 50 000 tükki, on ju. Te ei saa ennast ise aidata, te panete endale ploki peale lehel, te lähete jälle järgmisele, me teame, see on lõputu kuradi karussell. Ühesõnaga, point on nagu selles, et jaa, nagu mängige Eesti kasiinodes kui üldse, Imo. Ja mõte ei olegi jällegi promoda siin kasiinosid või rääkida, et kui hea see on, kindlasti on see äri ja business süke enamusele häiriv ja kaotav, on ju. Ja värki, aga vähemalt te saate abi, on ju. Ja te saate alati abi ka minult. Mul on Discordis, Facebookis asjades kombineerituna üle vähemalt, ma julgen öelda, 2 käest ei piisa, et kokku lugeda inimesed, kes on palunud abi või kirjutanud mulle, et kuidas nagu midagi teha või aidata või et kuidas nagu back on track saada, et umbes kasiino rikkus nende mingi elu või mingid asjad ja siuksed jutud, et vähemalt teil on mingi abi. Teil olen mina. Eks ole, ma olen alati kõik need 3 aastat. Kodir, kuule! Kellega neid kasiinopakkumisi tasub teha? Mul siin on bänn maha tulemas, raisk. Sul mingit head diili on pakkuda? Ma pole kunagi promonud teile, et jumala eest tule, registreeri, mingi räägi, tee, võta see pakkumine ilu eest, vaid ma olen alati öelnud teile iga kuradi ma kord. Et ärge mängige rahaga, mida teil pole, olge ettevaatlik, ärge üldse mängi. Ma saangi juba ära kustutada ju. See ongi juba ju, see on juba ju 6 aega tagasi juba. Kui te mingi... Täpselt 6 aega tagasi sai läbi. Whatever. Ja aidanud inimesed. Ei no ma pean ise võtma, aga ma ei võta ma arvan, et selles mõttes. Mul ei ole vajadust. On nagu minu poolt tehtud nagu maksimaalne. Jah, okei, see, et ma neid streame teen, see selleks. Let's move on with it. Mul ei ole ennast mõtet õigustada. Ma arvan, et ma niikuinii ei õigusta ennast sellest välja ja kas on üldse mõtet, et siin vahest kirjutavad inimesed, et kas ma magan iga öö hästi, teades, et ma olen mingit inimeste elu ära rikkunud, siis ma ise arvan niimoodi, et nagu loogika, miks ma üldse hakkasin kunagi neid tegema, pluss siis see isa asi, oli see, et reaalsus on selline, et kui mina seda ei tee, siis in the end keegi teeb seda niikuinii. Vahet ei ole, kas see on nimp või mis iganes või kas või Chris või kes iganes, keegi teeb seda nii või naa. Vahet ei ole, me kõik käime elus korra kasiinos, me elus käime korra striptiisis, me käime mingi mis iganes kohtades, on ju. Me kõik, ma ei tea, proovime narkootikume elus võib-olla ühe korra. Vahet ei ole, in the end sa jõuad alati sinna nagu. Ja siis ma võtsingi nagu sellise suuna oma enda peas, et ma teen seda ise. No sellega ma ei nõustu tegelikult. Nagu, tol hetkel oli seda väga vaja teha. See muutis väga palju. Nagu, ma nõustun sellega, et kui sina ei tee, siis teeb keegi teine, aga ta nagu portreib või näitab ennast just kui mingi maailma parandajana, et mingi, et ma teen seda teie nimel, et muidu teeksid nemad, aga et teil on parem, kui seda mina teen. Et see mulle nagu ei, sorry mees, aga Väites elus. Ja põhimõtteliselt ma võtsin selle kurjami töö enda peale, et keegi peab olema see halb inimene ja ma siis võtsin selle nagu enda peale, kuna ma olen veits harjunud sellega, et inimesed on toksik ja ütlevad halvasti. Suur laupäeva värdus mingi. Et ma olen siis natukene harjunud. Ja siis ma nagu mõtlesingi enda jaoks mõtestasin selle asja nii, et ma vähemalt olen siis see vend, kes teeb neid laive ja saab sama aeg inimesi aidata, suunata, soovitada mingi, et kui inimene tuleb ja kirjutab, et ma mängisin just 2 sotti maha, siis ma peaks panema just 2 sotti veel, siis ma saan öelda, et ei, taun, ära tee seda, vaata. Ja ma mõtestasingi selle enda jaoks niimoodi ja vastuseks neid küsimusele, et kas ma magan öösiti hästi, siis mina ütlen ausalt, mina magan öösel väga hästi. Sest ma ei mõtle sellistele asjadele, et mina olen kellegi elu rikkunud, vaid tegelikult kui keegi... No selles suhtes see on nagu valid teik, et ega tema ei rikugi kellegi elu ära. Et jah, see, kes on nagu mingi... Või tegelikult ma ei tea, ma ei saa seda väita, sest ma ei tea, mul ei ole nagu fakte. Aga tõenäoline on see, et kui ta vaatab Kodiri kasiino striimi, siis ta vaatab ka näiteks, ma ei tea, mingit Pongi või Kama kasiino striimi vaata. See on suht tõenäoline. Lihtsalt sellepärast, et me Eestis oleme nii väike riik, meid on inimestena nii vähe, eesti keelt kõnelevaid inimesi siis,
et noh, see on suhteliselt tõenäoline, et kui ta ei näe seda Kodara streamist, siis ta näeks seda, ma ei tea, Pongi streamist ja siis ta mängiks ikka oma raama. Kasiinosõltuvuse läbi oma elu pekki keerab, siis sa oled ise sellest süüdi. Ja reality on see, et kas ma tegin seda aastal 2023 mina või tegi seda aastal 2028 keegi teine, see lihtsalt juhtus hiljem. Ja mina mõtlen seda niimoodi. Ma ei tea, kas see on õige. Kas keegi peaks mind sõimama selle eest, ma ei julge öelda. Aga ma julgen öelda seda, et parem on see, kui sul on Eesti kasiinod, sind saab aidata, pluss, ma tean, see kõlab taunilt, aga su kaotused toetavad ka Eesti sporti, on ju. Eestis spordil kasiinod on peamine toetus, kui ma ei eksi. Jällegi ma ei õigusta seda. Aga vähemalt sa saad natukene mõelda, et kui sa kaotad, siis sa teed head. Mina võtan isiklikult. Ma arvan ka, et selle WinTV teema peaks ka üles tõmbama, muidugi. Ma arvan küll, Kodar võiks tõmmata WinTV ka üles ikkagi. Aga ma ei usu, et ta teeb seda. Aga WinTV oleks ka ikka päris hea. Magus kraam tegelikult. Et kuidas WinTVs asjad käivad. Mis see WinTV tegi või? No need panevad vapsee huvitavat raisk. Võin öelda, et ma olin see, kes seal gangstas. Ma olin see, kes seal gangstas 150 depoga 20 tonni võttis, ma ei läinudki sinna võitma, sest Trustpilotis oli review kauni sitt. Ainus positiivne asi, mis sellega kaasnes, oli see, et järjekordselt nimp toodab paska ja vend ei ole grammiga muutunud peale noaskämi skandaali. Käisin tal streamis, laudusin ette, mingi skämm saiti promo, hoiatasin chatti ja ta vist ei saanud aru täpselt, millega mees tegeleb, ülistas põhimõtteliselt teda, et ei ole võimalik. No jah, ma mõtlen ka, et noh, see on see, mida ma ka ütlesin, et kui juba tuleb mingi kui juba mingi call-out käib, vaata, et jõu, et see on mingi trash, vaata, siis sina kui sisulooja, ma ei tea, mis iganes, see inimene, kes on sponsoreeritud selle fake saidi poolt, sa peaksid selle nagu koheselt ära lõpetama, ütleb minu loogika. Et ma olen siin kaotanud väga-väga palju vahepeal mõned päevad ja siis ma mõtlen, et nii tore, ma ei tea, Ott Tänak saab kauem sõita või ma ei tea, jalgpalli löödakse pikemalt või rohkem palle või mis iganes. Ühesõnaga, selline asi, siis ma ei tea, mis sealt Krisi jutust teie midagi veel on ju. Sellest coinide teemast ma rääkisin, minu arust on täiesti taun teha neid mingisuguseid väljamaa kasiinosid, mul on neid pakkumisi mingi 50 tükki, kus pakutakse, ma ei tea, 500 kuni ma ei tea, 10 000 euroni, Mul minu meelest just täna tuli, oota, ma vaatan, või oli eile või? Mingi päev just mul tuli ka. Ma ei mäleta, mis meili mul tuli, ma pean vaatama korra. Näe. See on nüüd, mis asi? See on 3 päeva tagasi, 11 november. Hey, Isoprocent official. I am Sophia, partnership specialist at Cybertribe, a marketing agency with a strong presence in the gaming, sports, and tech sectors. We operate in UK, Gibraltar, Singapore, and the Netherlands, connecting creators worldwide with high-value brand campaigns. We are currently running a campaign with Wins.io, one of the largest licensed casino and sportsbook platforms. Our research team identified your channel as a potential fit for this campaign. To proceed, could you please share your main geolocation, audience by country, links to your other gaming and social media accounts, your collaboration conditions and rates. After that, we will move to a direct chat to discuss campaign details in more depth. Looking forward to your reply. Okay. Best regards. Ja siis nüüd nad saatsid mulle täna, saatsid uue meili. Hi, Isoprocent official. Just circling back on my previous message about upcoming Wins.io campaign. We are in the process of finalizing the short list of creators and your profile stood out
to our team during this selection phase. We have already had a few Instagram-based creators confirm their interest, and since the campaign slots are limited for October, I want to make sure you had the chance to consider it before we move forward. Vaata, aga miks ta oktoobrist räägib? Meil on juba ammu november ju. Meil on 14. november täna. Aga ta räägib oktoobrist. Okay. If you're interested or would like to see the brief, feel free to reply whenever it suits you. We will get back to you soon as we can. Looking forward to hearing from you. Noh, siukest paska ma saan mingi, no iga nädal, julgelt, samamoodi. Sa ma isiklikult ei usu, need on mingi skämm. Chris rääkis seal midagi 5000, see on täiesti real. Aga mulle enda pakutud mingi 5 kilo mingite streamide eest, aga ma arvan, et samamoodi, et neid lehti mina ei promo. See ei ole jätkusuutlik. Otherwise võiks lihtsalt milkida kõik lehti. See ei ole niikuinii jätkusuutlik, sest isegi kui see on nagu selles suhtes päris, et sa saad selle 5 tonni enda pangakontole, siis nagu reaalsus on see, et sinuga ei tehta järgmine kuu diili, sellepärast, et see ei ole eriti tõenäoline, et see on neile nii kasumlik. Noh, nagu selle geolocationi pealt, ehk siis sinu nagu jälgijate või followeride pealt. Isegi kui see on mingi kuu või 2 kuud on isegi kasumlik, siis 3. kuus enam ei ole kasumlik ja nad lõpetavad selle ära. Ja sisuliselt sa oled terve oma sotsmeedia või siis vähemalt oma striimi nii-öelda vaatajad oled lihtsalt sisuliselt maha müünud selle, ma ei tea, 5 või 10 000 euro eest. Ja noh, kindlasti sealt annaks edasi ehitada, aga mina ei saa magada öösel, kui ma siukseid asju teen. Mina ei saa. Ja nagu ei. Ja mis ma tahtsin nagu veel lõppu öelda? Ma võin olla nats, misoküün, rassist ja kõik muud asjad ja ma magan nagu väike laps, aga kui ma hakkan mingi inimesi skämmima, vaata, seal on minu jaoks piirna. On see, kui haige on kogu Eesti striimi nagu Twitchi kasiinomaastik või nagu see inimesed, kes kasiinomaastikus on. Jaa, muidugi. Homofoob ka muidugi. Jah, õige. Ma nagu olen tavaliselt vait olnud, aga inimesed on rämedalt kahepalgelised. Nagu jällegi ma ei hakka nimesid mainima, aga... Sellega ma nõustun. Inimesed on jõhkrad kahepalgelised. Ja siin ma jällegi kordan, ta peaks call-outima. Sest see, et ta ei call-outi, see lihtsalt, ma ei tea, esiteks see näitab nõrkust ja teiseks see ei tekita sõnade taha mitte mingisugust, noh, kuidas ma ütlen, seda ei saa võtta nagu tõe pähe. Et on ühed inimesed, aga ma ei ütle. No. On ühed inimesed, kes teevad halbu kasiinostriime, aga ma ei ütle, kes need on. On ühed leheküljed, kus on väga halb kasiinot mängida, aga ma ei ütle, mis need on. Et noh, sa nagu ütled midagi, aga seal ei ole nagu sisu. Türa, ütle ära need nimed. Ütle, mida see türa nimp tegin. Ütle, mida kuradi, ma ei tea, mida need inimesed küsivad, mida tahavad. Ava, lihtsalt ära, tee see raamat lahti, näita. Türa siis respekt vähemalt, et okei, ta müüb ennast seal kuskil mingi kuradi, ma ei tea, mis iganes, mingi OpTibeti lehel. Las ta siis müüb. Aga näe, vähemalt ta teeb seda ausalt. You know? Läbi aastate mulle kirjutan mitu streamerit, ma ei hakka nimesid mainima, ma ei viitsi nendega piifida, sest nad ise teavad ja arvatavasti nad saavad aru, et rohkem ei tasu minust selle teemaga rääkida. Vennad on küsinud, Kodir, Tšoki, kuidas see Coolbeti värk on, et palju pappi saab, palju emaili või nagu emaili annad, kontakti annad, tahaks streami hakata tegema. Ja siis ma olen nagu niimoodi heas tahtes mõnele soovitan rääkida mingid jutte, on ju, nagu päris ausalt, südamest ausalt öelnud, kuidas asjad on. No ja siis on nagu kadunud, on ju. Siis nagu ma aru saan, vennad kirjutavad, uurivad. ei saa nagu järjele. Ja mida ma olen näinud nagu peale seda, on nagu see, kuidas need vennad, need samad on ju, need streamerid, kes minult küsisid ennem, et mingi Kodir, tšau. Siis vennad hakkavad olema vastupidi toksikud. Nimesid jällegi maini, aga vist eelmine aasta või üle-eelmine aasta. Tira, see on raudselt mingi valvur ju. See on mingi 100%, mingi valvur, mingi stever. Kes veel? See on 100%.
kes veel? Ma ei usu, et Kama on. Ma ei usu. Kama ei ole nagu minu meelest väga siuke tüüp. Ponk ka minu meelest ei ole. Nagu, nad ei ole nagu pahatahtlikud inimesed. Nad võivad mingi putsi saata su ja kõike öelda, aga nad ei ole nagu pahatahtlikud. Aga Valvur ja Stever, noh, ma ei saa öelda, et nad on pahatahtlikud, aga nad on, kuidas ma nüüd ütlen? Nad mängivad alati enda kasu peal. Nad mängivad alati enda kasu peal. Ja kui see ei ole enam nendele kasulik, näiteks ma arvan, ma olen enam kui kindel, et Valvur või Stever, nad ei oleks minuga sõber, kui see oleks neile kasulik mitte olla. Noh, tõsimeeli. Et lihtsalt on inimesi, keda nagu sa saad usaldada rohkem ja keda sa ei saa nagu. True and real või? Ei, no tõsimeeli, noh. Et siin on neid kreitoreid ja see ei pruugi isegi olla nagu see, et see on päris, aga see on see, mis mulle nagu tundub, kui ma seda kõrvalt vaatan. Ja ma arvan, et kõigil on neid inimesi, kelle poole nad vaatavad ja mõtlevad, et huvitav. Kui ma annaks põhjust, et nuga selga lüüa, kas ta lööks? Tegelikult nüüd ma hakkan mõtlema tegelikult. Tegelikult ma võib-olla olen liiga ülekohtune, kui ma nüüd mõtlema hakkan, sellepärast et näiteks kui olid valimised, Tartu KOV-i valimised, siis tegelikult oli seal ka inimesi, keda ma nagu ei eeldanud, et nad on päriselt õnnelikud, et ma saan näiteks valitsusse või nagu, et valituks. Ja ma pigem eeldasin seda, et nad on mingid saltid või mingid nagu nõmedad, siis tegelikult nagu nad kõik haipisid, nii et ma tegelikult võtan oma sõnad tagasi, kui ma nüüd tegelikult mõtlen nagu niimoodi. Sest tegelikult mitte keegi ei ütlenud ühtegi negatiivset kommentaari nagu. Nii et ma olen tegelikult ülekohtune. Nii et ma vabandan Valvuri ja Steveri ees. Aga siiski ma ütlen teile nii palju, et te olete ühed rõvedad räpased inimloomad. Jätkame. Üks vend siin. Täitsa ausalt kõigepealt rääkis, küsis, uuris. Ja ma lisan, aga vähemalt te olete minu räpased ja rõvedad inimloomad. Pakkumiste kohta, Eesti siin asjade kohta, siis pani laivi tööle, siis tõmbas mulle räigelt sitta, et ma olen mingi pasa. Aga ma arvan ikkagi, et see on Valvur. Või samas, Valvur ei tee ju väga laivi. Aga samas see kõlab midagi, mida Valvur ütles või ütleks. Et see vend on mingi taun. See vend on taun. Või äkki on ikka Stever või? Türa see kodirne. Türa see kodirne. Türa saad aru, nä. Teeb oma mingit paska seal, nä. Mingit sitta, nä. Samas ma seda ka nagu usuks tegelikult. Ma ikkagi usuks seda. No ega ma ütlen ausalt, ega ma ise ütleks seda sama, kui ma mängiks hasartmängi nagu. Sellepärast, et kui sa ise promod kasiinot ja sul on keegi suurem, kes promob kasiinot, on ju, siis sa ju tahad teha nii, et sul on nagu ju kõige mõistlikum on vastanduda temaga, sest alati on inimesi, kes on teise inimese vastu, vaata. Ja kui sa vastandud, siis võib tekkida olukord, kus need inimesed, kes teda jälgivad, seda suuremat tüüpi, võivad üle joosta lihtsalt selle vastandumise pärast. Ja siis võibki tekkida see, et see inimene, kes hakkas nüüd neid kasiinostriime tegema kuskil teisel lehel, siis ta saab nagu selle suurema nii-öelda neid kasiino, ma ei tea, mängijaid enda nii-öelda sinna sfääri ja siis ta ise saab nende pealt teenida. You know? On ju veits loogiline või?
ehk siis see nagu vastandumine nagu ka sellel tasandil on tegelikult loogiline. Kõlab täpselt nagu sina või? Oleneb, millest räägid. Tegelikult ma isegi ei nõustu sinuga. Sellepärast, et kui ma vastandun sotsiaaldemokraatidega, siis ma ei taha, et nagu ma ei tea, ma ei leia, et minu vaatajad või toetajad oleksid homod näiteks või kommunistid. Olema vastupidi toksikud. Nimesid jällegi maini, aga vist eelmine aasta või üle-eelmine aasta oli üks vend siin. Täitsa ausalt kõigepealt rääkis, küsis uuris pakkumiste kohta, Eesti siin asjade kohta, siis pani laivi tööle, siis tõmbas mulle räigelt sitt. Kõige naljakam oli see, et ma Kalla autisin, et see võib ka Stever olla ja Stever isegi ei öelnud, et see ei olnud tema. Okei. Aeg ei klappinud. Okei, nii et ikkagi ütles. Et ma olen mingi pasahunnik, halb inimene, teen koostööd mingite kasiinodega, kellel on pakkumised, koodid, värgid. Aga kes ütleb, et kodir on pask ja kes mängib kasiini? Ma tõsimeeli, ma ei tea. Sniks või? Kuna see mingi Sniks üldse viimati laivi tegi? 2 aastat tagasi. Kas Nimp tegi 2 aastat tagasi üldse? Minu mõttes mingi Toots on teinud mingi ülipikalt, aga ma ei usu elus, et mingi Toots hakkab vastanduma. Seal Tootsil mingi 3 vaatajat. Sniks teeb siiani kasiini striime või? Hui. Mul pole aimu ka. Ma ei tea sellest Sniksist mitte midagi. Ma tõsimeeli mõtlesin, et see on mingi kadunud. Kadunud tüüp. Tärgid ja rääkis üks juttu, et inimesed kõik kaotavad ja mina rikastun. Et põhimõtteliselt midagi sellist, on ju. Okei, ma olin sama juttu kuulnud ka Krisilt. Okei, liigume selle teema pealt edasi, nagu ei viitsi peatuda. Aga nagu point oli selles. No selles suhtes ta on õigus ju, et inimesed kaotavad raha ja selle pealt tema rikastub, sest see peab olema kasiinole kasumlik, vastasel juhul kasiino ei tekitaks sponsori pakkumisi. Et nagu, kui inimene ise neid diile ei saa, on ju, siis on lihtsalt minu arust täiesti retarded, sama sõna kasutas ka Chris selle videos, mind võib öelda, ma retarded gambler, okei. Siis on täiesti retarded see, et sa hakkad ise fucking otsima gambling diile, kui sa väidetavalt oled selle vastu, sama aeg otsid gambling diile. See on real. Ühel hetkel räägid nii, on ju, et gambling on kõige hullem, ma tean, ma ise ütlesin ka kunagi, et ma ei tee kunagi gambling streame, ma tean, see oli puhtalt seotud isa asjaga. Siis nagu... Ja mina ütlen, et mina kindlasti kunagi teen mingit gambling streami, aga ma ei võta endale sponsorit. Nii räigelt kedagi teist alla tõmmata. Kunagi ma kindlasti teen. Ja pärast olla ise see shitwagon, kes tõmbab mingi kõige retakamat kasiinod ligi ja teeb mingi pasa streame mingi demo rahadega. Vot see on retarded. See on actually retarded. See peab olema nimp, kellest ta räägib. See peab olema nimp. Ta jälle räägib mingisugustest demo rahadest. Kes teeb demo rahadega? See peab olema nimp. Ma ei tea mitte ühtegi teist inimest, kes teeks demo rahadega. No okei, ma valetan. Demo rahaga mängis ka härra Kummitus mängis kunagi demo rahadega. Aga rohkem ma ei tea mitte kedagi, kes oleks demo rahadega nagu päriselt ladunud. Nagu seda lihtsalt ei kannata. Nagu see kahepalgelisus on nii perses. Ja ongi, et nagu mingi üksteisest sita augu lutsimine käib vabandust väljenduse eest, aga päriselt inimesed on nagu mingi vaimuhaiged. Nagu no see on real. Krissi väljend, kellegi, nagu ma ei tea, kelle kohta te ütlesid teile selgroogu. See tüüp vaatab lihtsalt minu striime 24/7. Sellest ajast saati
kui ta need kuradi 100 000 taha tõmbas endale, nüüd ta istub mul striimis ja siis ta vaatab mind nii palju, et tal juba jäävad minu sõnad ka külge, saate aru või? See on nii true nagu. See on nii true. Sest nagu lihtsalt ongi siuke teema, et ma võtan seda kui komplimentina. Pole tänu väärt. See mingi anti-gambling promo, ma saan sellest aru, see on väga populaarne teema, see on siuke tugev teema, inimesed hoiavad kokku ja haibivad. Aga kui sa tuled järgmine päev peale seda anti-gamblingut ja küsid mingi pakkumisi või enne ja siis sa ei saa neid ja siis sa hakkad veel rohkem anti-gamblingut promoma, siis sorry, aga see on retarded. Ja ma jällegi, ma ei hakka nimedest rääkima, igaüks tunneb ennast ise ära. Aga mina ikkagi arvan, et Eesti gambling siin on veel väga räigelt nagu noor. Siin on väga palju kadedust, siin on väga palju kahepalgelisust, siin on väga palju misconceptionid, siin on mingi väga palju erinevaid diile, mis jätavad inimestele erinevad muljed. Aga veel kord, see, mida te näete minu laivis, on päriselt nagu selles mõttes kõige authentikum gambling, et sa tead, et kõik on minu, sa tead, et kõik on kadunud minu ja sa tead, et nagu mina ei tee praegu hetkel ühtegi brändi demo raha. Ja see on lihtsalt reaalsus. Ma olen neid streamis näidanud, neid väljamaksid, ma võin siia videosse ka panna, kui ma oskan editida, ma eriti ei viitsi. Aga point on selles, et mina olen õnnelik, kui inimesed tulevad laivi ja elavad kaasa. Ja, ma ei tea, kas ma õnnelik olen, kui ma kaotan raha ja kindlasti mitte. Aga ma loodan, et ma sain enamus siin videos räägitud. See kasiino teema on suht räige. Ja ausalt öelda, ega ma väga sel teemal peatuda ei tahagi ja lihtsalt tahtsin teha sellise veits valgustava video ja ma arvan, et ma kindlasti unustasin midagi rääkimata. Ma esmaspäeva õhtul vaata rääkisin sellest kasiino teemadest ja sellest, kuidas minu arvates on perses, mis toimub. Ja siis mulle kirjutas sellel sama lööli, kirjutas mingisugune tüüp, kes ütles, et kui te tahate, ma võin mingisuguseid repliike sealt ette ka lugeda pärast. Aga ta kirjutas mulle Instagrami mingi, ma ei tea, mitu A4, et kuidas tema on üks nendest inimestest, kes sattus kasiino küüsi vaadates Eesti striimereid kasiinot mängimas. Ta nimesid ei nimetanud, kui ma õigesti mäletan. Aga ta ütleski, et tal tekkiski sõltuvus tänu sellele, et ta vaatas Eesti striimereid, kes mängisid ja sai sealt nagu nii-öelda siis selle sõltuvuse külge. Ja et see olukord on nagu tema puhul nagu läinud nii hulluks, et ta iga kuu mängib sisuliselt oma palga maha ja et tal on poole kuu peal on juba raskus, et kust saada raha, et osta süüa. Ja isegi siis, kui ta saab selle raha, et osta süüa, isegi siis tal tekib nagu mingisugune see, et aga äkki ma nüüd panen selle kümpaga sinni, äkki nüüd tuleb suur võit. Et ta ei saa isegi sellega nagu hakkama. Ja siis saad aru, see jutt lõppes nagu sellega, et ta kirjutas mulle nagu, et jõu, ma ei mäleta, oota, ma ütlen kohe, mis kuupäev oli, oota. See vend kirjutas mulle teisipäeval, siis järgmisel päeval kirjutas mulle, et jõu, kas ma oleksin nõus talle 5 kümpsi üle tegema. Et tal ei ole raha, millest süüa osta. No. Et ütlesid mingi ala, ma tuubeldan sulle esimesel, ma ei mäleta, mis ta ütles, mingi 5. on tal palgapäev või midagi sellist, et palgapäeval 5. detsember ma maksan sulle tagasi. Tuubeldan. Et palun teena. No. Ja siis ma kirjutasingi, et ma ütlen ausalt, et kui sa tahad süüa, tule, ma annan sulle süüa. Aga ma ei tee sulle ülekannet 50. Mitte, et mul oleks kahju 50 eurost, aga no sorry, aga ma pekstes ka ei usu, et see 50 eurot sa endale suhu pistad. No päris, no ei usu. Et kui sa tahad, ma võin sulle andele süüa. Ma annan sulle pätsi leiba, ma võin suga koos
poodi minna, ma võin sulle paki piima osta, ma võin sulle leiba osta, ma võin sulle putru osta, kiirnuudleid, mul on kast kiirnuudleid. Tule, ma annan sulle kiirnuudleid, noh. Aga ma ei anna sulle raha. Et see nagu näitab lihtsalt seda, et mõni inimene lihtsalt satub sinna küüsi ja see ei ole see, et nüüd me hakkame kõik koos mingi Kodirile peale, hakkame näpuga näitama, et sina oled süüdi või et nimp on süüdi. See, kes on nagu nimeliselt süüdi, on ebaoluline. Lihtsalt suures pildis ma arvan, et terve see süsteem on selles suhtes süüdi, et inimesed või striimerid ise on väga nõrga närvikavaga, tahavad tekitada endale igalt poolt sissetulekuallikaid lihtsalt sellepärast, et Eesti Vabariigis lihtsalt otseülekandmine on, fakt on see, et ainult mina ja Kodir oleme suutnud otseülekannetega päriselt ära elada. Teised ei ole võimelised seda tegema. Ja see ongi kurb. Ja see tõttu nad lihtsalt otsivadki endale mingisuguseid mingeid sissetulekuid ja siis sõelale jäävadki kõige räpasemad ja rõvedamad asjad. Luik ka või? No ma ei oska kommenteerida Luige majanduslikku seisu selles võtmes, et ta on Twitchist eemal olnud mingi 10 aastat, natuke vähem. Aga ütleme, et mingi 7 aastat on ta Twitchist eemal olnud, ma ei kujuta ette, palju teda toetatakse, mis määral. Ma tean nii palju, et ta töötab, minu teada ta töötab isa ettevõttes nende õhksoojuspumpadega, kui ma ei eksi või. Et ma ei oska kinnitada ega ka ümber lükata nagu tema puhul personaalselt. Aga Twitchi mõistes nii lihtsalt on. Luik rääkis, et teenis TikTokis 7 tonni või? Ma lihtsalt ütlen nii palju, et TikTokis, selleks, et ta TikTokis teeniks 7 tonni, see tähendaks seda, et ta oleks pidanud 6 TikTokis teenima 70 000. Või ei oota, palju sealt sai? 20% sai sealt kätte või? Või oli 10? 33, 30? Okei. Ehk siis sellisel juhul, kui laialt võtta, siis see tähendab seda, et oleks pidanud teenima mingisugune 25 000 kuus. Talle tehti kontole. Ei ikka on võimalik, jah. Ma arvan, et Kodiril on olnud paremaidki kuid kui 7 000, ma arvan. Et jah, kui see on nagu otse kontole, siis küll, jah. Aga samas, kui sa paned otse kontole, siis ju TikTokis ei ole mingisuguseid alerte, mitte midagi. See on mingi surnud. Mis see top 6 on või? Ma isegi ei tea, kui ma päris ausalt ütlen. Ma nagu tõsimeeli, ma ei tea, mis mu top 6 on. Aga mu top 6 on tõenäoliselt Subatan. Tõenäoliselt Subatan. Ja arvutuslikult see teeb ka mingi 10 või? Midagi sellist. Kuna next? Okei. Seasoni algused ka kuu kindlasti ei ole, nagu kuu lõiks kindlasti ei ole. Subatanid on 100% kõige majanduslikult kasulikum, aga samal ajal see, kui palju tööd tegelikult selleks peab tegema. See, et mina istun siin ja olen mingi pool aega mingi magamata, see on nagu mitte midagi. Aga see, mis nagu tegelik töö nagu selle taustal käib, et mingi sebi endale mingisugused inimesed, kellega midagi teha, siis keegi peab nad kokku ajama. Saate aru, et see on kõik Liina töö ja ta teeb seda kõike tasuta.
et noh, see, mis seal nagu taustal nagu toimub, see on nagu eriti putsis. Ja siis saad aru, et Liina peab jagelema mingisuguse minusuguse vennaga, kes on olnud mingi 10 päeva kuskil laivis, on ju, kellel on sita siiber, kes teeb mingit Faceit level 10, kellel on mingi närvid, on mingi täiesti putsis lihtsalt. Ja siis Liina hakkab kirjutama mingi, kuule, et homme, noh, saad aru, et ma ei ole ju võimeline normaalse inimese kommel temaga suhtlema ja siis ma mingi haugun talle vastu ka, et käi vittu umbes, ma ei viitsi suga rääkida, vaata, jätta mind rahule praegu, noh. Ja siis ta peab lihtsalt selle alla neelama nagu. Ja siis ta teeb seda nagu tasuta ka, nagu see on nagu jõhker, nagu see töö, mida näiteks Liina teeb nagu, ja okei, ta on kogukas ja ta on kõik asju, on ju, ja ta on, ma ei tea, mida iganes te talle tahate öelda, on ju. Aga no türa ta teeb ikka nagu niimoodi tööd, et see on lihtsalt nagu, te ei saa mitte kunagi sellest aru. No. See on rets. Ehk siis, kui te olete huvitatud, küsige julgelt, ma ei tea, mis iganes, kes mängivad, need mängivad, kes ei mängi, need ei mängi. Ühesõnaga nagu, ma ei kaitse midagi, ma ei õigusta midagi, aga te ei pea päevad läbi sittuma hinge nendele, kes teevad ja te ei pea päevad läbi nagu, ma ei tea, kas või oma enda sõpru maha tegema, kes gamblivad, et see on siuke keeruline teema ja seda gamblingut teisele inimesele nii või naa ei seleta. Mina küll teen maha. Mina küll ütlen. Selles suhtes, et kui ikkagi, kui mingi, türa, meil on mingi koos viibimine. Andri, aitäh sulle. Millal uus subaton? Tervitan Mariot, kes aussis praegu maanteel sõidab sihtkohta. Oota, mis ma tahtsin rääkida? Ma juba unustasin ära. No ole tervitatud, Mario. Huvitatud, küsige julgelt, ma ei tea, mis iganes, kes mängivad, need mängivad, kes ei mängi, need ei mängi. Ühesõnaga nagu, ma ei kaitse midagi, ma ei õigusta midagi, aga te ei pea päevad läbi sittuma hinge nendele, kes teevad ja te ei pea päevad läbi nagu, ma ei tea, kas või oma enda sõpru maha tegema, kes gamblivad, et see on siuke keeruline. Mina küll teen, ütlen ausalt, mina küll teen sõpru maha, kes gamblivad nagu. Türa, see ei ole normaalne, et ma lähen Liina sünnipäevale, ma istun sinna maha, ma olin niigi, ma ei mäleta miks, aga mul oli niigi nagu veits, ma ei tea, mul oli mingi pask tuju, on ju. Ja ma läksin sinna sünnipäevale kohale, on ju, siis ma nagu lihtsalt eksteerin seal, vaatan, mida inimesed teevad, on ju. Kelloks aitäh sulle reidi eest. Ja siis türa järsku hakkab pihta mingi poole joomise pealt hakkavad, mingid vennad hakkavad mingi ligi ujuma ja mingi telefonidest mulle näitama mingisuguseid mingeid kasiino, mingid paska. Ito, kas ma peaks panema siia mingi 20 euki? No, käi putsi, noh. Käi putsi lihtsalt, noh. Oota, ma vaatan. Niimoodi. Nagu tõmba nahhu lihtsalt, noh. Saad aru, ja mingi siuke pask käib lihtsalt. Et ma arvan, et mõnitamine on õige ja seda peabki tegema. Ja see töötab. See tõsime teile, kiusamine töötab. Meeldib see teile või mitte? Minu puhul ka. Näiteks Tõnis Lukas ütles mulle, et ma olen rumal ja et ma peaksin oma haridusteed jätkama. Ja mida mina olen otsustanud teha? Minna ja jätkata oma haridusteed, sellepärast, et lihtsalt ma ei saa lasta sellisel vanal kärsal, kes on selgrootu tölmokk, kes on kuradi eestlaste ja Tartu linna maha müüja Reformierakonnale. Värdjas, ütlen otse välja. Tema tuleb mulle ütlema. Sellist asja. Kurat. Ja nüüd ma lähengi. Soovita kasinni mängu. Panin kokemata 2x aga tõsine huvi. Ja nüüd ma lähengi kooli. Lihtsalt selle pärast. Juba trükivad. Las trükivad. Ma arvan, et ei ole Eesti Vabariigis inimest, kes arvaks, et mina ja Tõnis Lukas saame läbi. Tahate ka? Te peate nuusutama. No nii, minu kord.
mida vittu, sa ei luba Kokaiin. mul mitte midagi teha, sa ei armasta mind. Tule litsa, ei lähe mitte kuhugi, lähed jälle oorama või? Sa ei luba mul Kelloks panin 2 korda, aga tõsine huvi või? Koidiri käest pead küsima. Aga Andri pani 50 ja küsib, et kas teeme ühe pitsi või? No ma ei tea, selles suhtes, et ma arvan, et sa oleksid pidanud ikkagi kasiinos panema Kodir 5 koodiga selle duublisse. Ja kui sa siis oleks duublist võitnud ja saanud sota ning siis selle sota mulle praegu siia tonanud. Ma arvan, et siis ma oleksin teinud suubi, aga kuna sa siin ainult mingisuguse 50-ga laksid, siis ma ei tea, kas on mõtet. Teema ja seda gamblingut teisele inimesele nii või naa ei seleta. Et see inimene, kes gamblib, see on täiesti omas maailmas. Ma tean omast käest, nagu see on väga raske teema ja sa ei tahagi sellele kellelegi nagu rääkida sellest. Siis ma ütlesin suubi. Isegi kui sa oled plussis ja sa oled räiges võiduvees ja kõik resti. Tere, ma tahtsin tervitada Delfi gruppi. Delfi meediagrupile tervitused ja ma tahtsin öelda, et see, mida te siin kohe nägema hakkate, see ei ole tavaline siin striimis, see on erand. See on selge erand. Need on väga-väga harvad juhtumid ja olukorrad. Kui ikkagi mina võtan alkoholi, ma üldiselt ikkagi proovin igati hoiduda. Ja need on ikkagi väga harvad juhtumid ja olukorrad ja täna lihtsalt juhtus nii, et ma viimati jõin teisipäeval ja täna on neljapäev. Et mul ikkagi oli siin juba vahepeal üks päev, kus ma ei joonud, nii et tõsimeeli, see ei ole igapäevane. Aga mis ma oskan öelda, Eesti Vabariigi terviseks, peremees Andri, suured tänud sulle 6 kümpsi eest ja peremees 2V, suured tänud sulle ka, peremees 2V, kui ma ei eksi, on täna pannud või paugutanud juba 2 soitarit. Nii et likkuge naisi ja pange õlut ja muidugi Eesti Vabariigi terviseks. Väga hea. Iga kord, kui ma võidan, jagan sõbraga seda umbes, siis ta lõpuks enam ei ole õnnelik või nagu hyped sinu pärast, sest mingil hetkel see muutub mingisuguseks. Oli siiski nädala viimane neljapäev, jah? Kus teine inimene enam ei elab kaasa. Sa ei luba mul mitte midagi teha. Nad ei tee sina ja mina. Sa ei luba mul mitte midagi teha. Häirekeskus, tere, mis juhtus? Ma lihtsalt tahan ühte asja. Ta on mind nii maha surunud. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Kujutage ette, Kujutage ette, et on üks mees, üks suur striimer Eesti Vabariigis, kes kallaudib teisi striimereid, kes sponsor korras mängivad kasiinot. Ja siis ta hakkab ise otseülekandes sponsor korras jooma. Väga huvitav. Väga huvitav vend on see. Väga huvitav. Milline noor, huvitav ja imposantne noormees. Okei. Veel kord, kui kellelgi on mingid hädad, kindlasti pöörduge abi poole, on ju. Milline kahepalgeline munn. Võite helistada 15 410, ma ei tea. Ja nüüd tuleb kuskilt välja mingisugune tüüp, kes ütleb, et ja mina nägin Isto protsenti striimis viina joomas. Ja mina hakkasin ka viina jooma. Ja nüüd ma olengi kõik oma rahad maha joonud. Kas keegi saaks mulle teha 50 eurot? Need numbrid on, et aga jah, ärge jääge mingi lõksu, ärge mängige mingit lollidel lehtedel ja ärge kaotage oma raha nagu mingi pasa lehtedel ära, et kus te neid kunagi kätte ei saa. Kindlasti oli midagi veel. Okei, see video main topic oli see, et kui palju mul raha on. No ma ütlen selle kohta, ei olnud video main topic üldse see, kui palju tema raha on. Või oli? Või ta tahtis ise rääkida sellest või? Tarku otsuseid. Ma mõtlesin, et ta räägib nagu sellest videost, mis üles laadis.
see, mis ta nimi nüüd oli? Kes see selle üles laadis YouTube'i? Mingi Isto, mitte Isto vaatab, vaid Live Moments. Kasiinos on väga raske teha tarku otsuseid. Tarku otsuseid on väga raske teha, sest enamus ajast juhib sind aju, mis on full on locked on target ja sinul puudub suht kontroll. Aga tehke elus targad otsused nagu. No seda ma küll ütlesin jah, et kui tal on päriselt pappi nii palju, et miks ta siis kasiinot edasi mängib. Või nagu, ei. Ma mäletan, ma veel sõnastasin selle teistmoodi, et kui tal päriselt on nii palju pappi, siis miks ta võtab siiamaani sponsor kasiino pakkumisi ilma, et ta lihtsalt mängiks kasiinot. Vaat niimoodi ütlesin. Vaat niimoodi. Ja see siiamaani see point standib, et jaa, ta tuleb ja ütleb, et ma mängin kasiinos sellepärast, et mulle meeldib seda teha, jaa. Aga sul on kasiino sponsorid on sul ikka ju. Nii. Aga kui sa oled nii heal järel, miks sa siis seda jätkad? Ja kui sa teed seda enda lihtsalt huvides või nagu enda nii-öelda puhtast, ma ei tea, soovist või huvist või see on nagu sinu, ma ei tea, mis iganes hobi, siis miks sa seda sponsor korras teed, kui sa ei pea seda tegema? Kui sa majanduslikult oled nii heal järjel. See oli minu küsimus, mida ma ütlesin esmaspäeva õhtul minu meelest. Sest ma mäletan, et see oli see nagu asi küll, mida ma nagu selle küsimuse ma tõstatasin küll. 100%. On raha 1 kuni mitu kontol. Oli küll, jah. Ja ma isiklikult soovitan. Ja samas, ma ei ole investeerimiskuru, aga ma soovitan uurida investeerimist, uurida erinevaid viise, kuidas raha teha, et pääseda sellest vanast ajast 8-5 tööl käimisest või 7-5 või kuidas nad käivad. Ma soovitan. See võib teid aidata elus ja viia õigele ja paremale teele. Et need inimesed, kes siiamaani arvavad, et minu raha... Mis asja? Okei, kasiinos on väga raske teha tarku otsuseid. Aga tehke elus targad otsused nagu. Siis teil on raha 1 kuni mitu kontol. ja ma isiklikult soovitan. Ja samas, ma ei ole investeerimiskuru, aga ma soovitan uurida investeerimist, uurida erinevaid viise, kuidas raha teha, et pääseda sellest vanast ajast 8-5 tööl käimisest või 7-5 kuidas nad käivad. Ma soovitan. See võib teid aidata elus ja viia õigele ja paremale teele. Investeerimine alati aitab, aga kõik oleneb sellest, et kui palju sul on raha, et investeerida. Kui sul ei ole väga palju raha, et investeerida, siis see kasumlikkus on olematu. Inflatsioon lihtsalt sööb selle ära. Et need inimesed, kes siiamaani arvavad, et minu rahad tulevad ainult kuskilt striimidest, ma ei tea, kasiino striimidest, siis pigem praegu võin ausalt öelda, et kindlasti on see vale. Et need kasiinodiilid ei ole kindlasti top 1 või isegi top 2. Ühesõnaga, arenege, uurige, tehke asju, olge julged, tehke asju, mida kõik teised ei tee. Kui näiteks ma 5 aastat tagasi alustasin investeerimisega, kunagi 7 aastat tagasi, 8 aastat tagasi küsisin sõbralt, kas panna raha Ethereumisse, mul oli mingi normaalselt tuhki visata panna, Ethereum maksis tol ajal ülivähe. Siis sõber ütles, Ethereum on suht mõttetu, et krüpto on nii surnud. Tänasel päeval ma oleks miljonär. Ideaaltingimustes. Ma ütlen ausalt, ka mina tegin midagi sarnast. Ja ma vist ei ole kordagi sellest rääkinud. Aga ma investeerisin kunagi Bitcoini 1000 euri. Ma mäletan, et ma elasin veel tollel ajal vanaema juures, mis tähendab seda, et see pidi olema kas 2000 siis, mis ta oli, 17 või? 2017 aasta ma investeerisin Bitcoini 1000 euri ja aasta ajaga Bitcoin kaotas oma väärtust. Kui ma õigesti mäletan, täpselt aasta ajaga ta kaotas oma väärtust ja
ma ei teinud nagu seda investeeringut ise, vaid ma tegin selle läbi ühe inimese. Ja kokkulepe selle inimesega mul oli see, et kui aasta aega see ei too kasu, siis ta maksab mulle täpselt selle 1000 euri tagasi. Ja aasta aja möödudes ta maksiski mulle selle tonni tagasi. Aga nüüd kujutage ette. Kujutage ette täna. Kui ma täna saaks välja tõmmata selle toinaka, mis ma investisin sinna mingisugune kuradi 2017. Täitsa puit. Aga noh, point on nagu selles, et tehke kõike muud ka, et ei saa ainult käia 8-5 tööl, proovige seda raha kuidagi teistmoodi kasvatada, leiutada mingid viise. Et siis saate sellele küsimusele vastuse ka, et kui palju mul pappi on. Aga see ei Life is simple, you make choices and never look back või? Real. Ma ei ole nagu, ma lihtsalt mäletan seda, aga mis tehtud, ega selles suhtes, et kui ma võtaks seda nagu nii tõsiselt, et oleks ma jätnud selle raha sisse, türa. Noh, siis saad aru, ma ei saaks öösel magada. Aga kuna ma ei võta seda tõsiselt, selles suhtes, et oli, mis oli. Video on läinud anyway liiga pikale, 25 minutit näitab mul hetkel siin praegu Jätfesti. Julgelt, kui teil on mingeid küsimusi, tahate mind sõimata, tahate mulle hästi öelda ma ei oleks niikuinii hoidnud või mida iganes, siis kommentaarium on lahti. Üks asi, mis on küll kogemata saanud investeeringuks, on mu CS-i inventori nagu. Mul on CS-is mingisugune, mul on mingi üle 5000 euri on CS-i inventori väärtus ja ma ise olen sinna investinud mingi 1 euri nagu. Ma proovin enamusele vastata ka. Et see on küll nagu mingi kogemata. Ja ma mõtlen, mida veel öelda. Ühesõnaga, mul polegi midagi öelda. Ma soovin kõigile edu, kes gamblivad. Soovin kõigile edu, kes gamblivad kusagil pasalehtedel ja usaldavad neid vendasid, kes seda sitta teile edasi toovad. Ja edasi 10 aastat sul on Noder 5 tonni või? Ei, nagu ma ei räägi sellest, et pange oma rahad CS-i invi alla. Ei, ma lihtsalt ütlen, et see on nagu asi, kus kogemata on raha kasvanud. Mitte, et ma tahtsin seda teha, vaid see lihtsalt kogemata nii. Stay safe, hoidke ennast ja ilusat peatset detsembrit. Tšau. No, selles suhtes miks mu YouTube mingi tossib mind praegu? Mis siin toimub nagu? Miks mulle siin praegu mingit Lil Peepi tambib peale nagu? Ma ausalt ei kuula. Et ma ausalt ei kuula. Mul ei ole midagi südamel. Ma olen südametu. Aga üks asi küll, mis on huvitav, on see, et kui me vaatame neid kommentaare, eks ole, siis siin kommentaarides on 4 kommentaari, hea video, like, miks su moslemi habe ja ise oled juut ja 2 V. Aga huvitav selle asjaloo juures on nagu see, et minuni on jõudnud ka selline kommentaar. See on live moment seal või? Okei. Igatahes. Vaatasin just tüübil, sulgudes Kodir, postitus vastusena, et räägime kasiinost ja aitab pasatootmisest. Oota, aga see tahate mulle väita siis seda, et Kodir pani video ülesse, siis ootas mingisuguse tunnikese ja siis ta oli mingi, et
äkki keegi kommenteeris sinna Krisi video alla. Tõmbas lingi lahti ja hakkas lugema, et äkki keegi midagi ütles. Tere küll, sa oled ikka kõva vend, Kodir. Putsi, kus sa ikka viitsid ja jaksad maurata. Mina küll ei jaksa, aga okei. Vaatasin just tüübi Kodir postitus vastusena, et räägime kasiinost ja aitab pasa tootmisest. Millegi pärast võttis nii hinge ja kaitseb elu eest kasiinosi. Koostööd on head asjad, aga siiski tuleb valida, kellega seda teed. Seda enam, kui sinu jälgijaskond on siiski arvutimängudega seotud, mitte kasiino teemadega. Näitab, et Kalle on nõrk ja ei suuda pakkuda vaatajatele ühte sisu, millest tema karjäär algas. Ja see on raha peal väljas. Ma korra panen siia punkti. Ma arvan, et see on juba pask teik selles võtmes, et kuulaks seda lauset, ma korra loen uuesti ette. Seda enam, kui sinu jälgijad on siiski arvutimängudega seotud, mitte kasiino teemadega. Näitab, et Kalle on nõrk ja ei suuda pakkuda vaatajatele ühte sisu, millest tema karjäär algas. Ehk siis sisuliselt mina ei tohiks ka minna näiteks, mina ei tohiks praegu olla poliitikas, sellepärast, et ma hakkasin, mu esimesed mingid laivid olid mingi League of Legendsist näiteks. See on juba mingi putsist. See teik on juba mingi trash. See on pask. Et see selleks, et kas ma mingi toetan mingid kasiino striime või mitte, aga lihtsalt see on juba nagu selle lause sisu on pask. Isiklikust vaatevinklist võiks üldse kasiinoäri mingil määral keerata Eestis või piirata. Mujal seda ongi juba tehtud, iga reklaam teles ja netis on kasiinost ja kutsub noori ja inimesi mängima. Üks asi küll, sellega ma küll nõustun, et mingit Ninja kasiino, mingit fucking teleka reklaami, mingi filmi ette ja filmi taha vaadata on küll putsis. See on küll mingi maks värdes. Ma vaatan mingit kuradi filmi ja siis hakkab tampima mulle mingit kasiino reklaamina. Mida vittu? Ninja kasiino. Mida vittu? Et ma arvan, et see kasiino reklaamiga peaks olema sama teema, nagu on alkoholi reklaamiga. Ja alkoholi reklaami juurde tulles, siis tegelikult tuleks minu isiklikul hinnangul tuleks keelata ära ka mittealkohoolsete jookide reklaam. Kui on alust arvata, et need suunavad inimesi tarbima alkoholi. Ehk siis mida see tähendab? See tähendab seda, et kui mittealkohoolse joogi välimus on sarnane alkohoolse joogi välimusega, siis ma arvan, et seda ei tohiks reklaamida. Tõsimeeli. Fakt on see, et paljud sellistes firmades käib korralik rahapesumaksud ei jää Eesti, sest ema firma asub kuskil mujal, tegeletakse pettustega ja nii edasi. Isiklikult panustan ainult spordile, sest seda ei saa mõjutada üldiselt, kuigi on juhtumeid. See, kui palju inimesi ja peresid rikub, on nii julm, võime ju öelda, et oma viga, et siis mõistus pole. Aga inimesed ongi ühiskonnas erinevad. Siis võiks ju narkootikumid ka olla vaba müügis ja öelda, et oma viga, et ostsid ja maha surid. Oota, mis asja ta kirjutas siia? Isiklikult panustan ainult spordi. No ma arvan, et ikkagi minu teik on ikkagi see, et iga inimene otsustab ise, mida ta oma eluga teeb. Nagu täpselt samamoodi, et nagu, selles suhtes, et see, et Kodar mängib kasiinot, ta on munn, et ta seda reklaamib, aga samal ajal tema ei ole nagu selles suhtes süüdi ikkagi, kui sina võtad oma raha ja paned selle kasiinosse ja kaotad kõik ära. Sest sinul on endal võimalik otsustada, kuidas sa käitud ja mida sa teed. Miks ma seda ütlen? Väga lihtne. Sellepärast, et mina ütlen, et sotsid tuleb panna seina äärde ja pumppüssiga maha lasta. Nii, aga kui nüüd sina otsustad, et sa nüüd lähed ja teed seda, siis mina ei ole selles süüdi. Sina oled selles süüdi, sest sina läksidki seda tegema. See on ebaoluline, kas see on nali või mis iganes asi see on. Või see on mingi repliik kuskilt või mis iganes. See on ebaoluline. Et ikkagi süüdi on tegelikult ikkagi see inimene, kes seda teeb.
jaa, kindlasti minu ebaõnnestunud või õnnestunud nali, kumb iganes see on, võib-olla tekitas, ma ei tea, sellele inimesele mingisuguseid emotsioone, et ta otsustas siis, ma ei tea, minna seda teha või samamoodi Kodiri stream tekitas emotsioone, et inimene paneks oma kasiino sinna või noh, kujutabki ette, et kui tema võitis, siis järelikult mina võidan ka, sest ma olen eriline. Aga ei ole, nagu see ei ole üks ühele nagu võrdeline jällegi. Ma ei nõustu selle viimase teigiga ma nagu ütleme nii, et selliste asjade promomine, reklaamimine ei ole moraalne, aga samal ajal need inimesed, kes seda promovad, ei ole selles süüdi, kui keegi teine otsustab midagi teha, kui te saate aru, mida ma mõtlen. Ehk siis see ei ole moraalne, et ma ütlen, et mingisugune poliitiline grupp inimesi on värdjad ja et nad tuleks hukata. See ei ole moraalne. Aga samal ajal mind ei saa võtta vastutusele selle eest, kui keegi otsustabki seda teha. Samamoodi, nagu ei ole moraalne, et Kodir teeb oma kasiino striimi, aga samal ajal tema ei ole nagu, me ei saa teda süüdistada spetsiifiliselt, et keegi läheb ja kaotab oma raha ära. See on ikkagi selles suhtes nagu võrdeline. Minu meelest äärmiselt loogiline. Aga et võttis hinge ja kaitseb elu eest kasiinosid, seda siin alguses ka, ma ei tea, pigem ma ei tea, samas nagu veits kaitses ka kasiinosid, et nende kasiinod on halvad, minu omad on parem, tulge vaadake minu laivi, sest minul on ainult õiged kasiinod, aga mõneti on tal õigus ka, et pigem kasutada või vaadata siis seda kasiinot, mis on nii-öelda Eesti ettevõtte, ma arvan ka, et sotside poolt pole ka moraalne sellist sitta toota või? Nõustun 100%. Aga ikkagi vaata, kuskil on nagu piir. Kuskil on piir. Uus pits, ma pean tegema. Siin Andri pani ka ikkagi sottari kokkuvõttes, nii et ma pean tegema. Muidu ma tunnen, et ma olen võlgu. Ja ma arvan, et me teeme veel 3. ka, siis mul on täpselt see pudel on otsas. Lihtsalt selle pärast. Nii, keegi tahab midagi rääkida või? Ma arvan, et istume. Viitsid seda Windevi asja ka rääkida? Ega ma kõike sisu ei tea. Kodar teab sellest kõvasti rohkem kindlasti. Mind ei ole sinna X põhjustel kutsutud, aga nagu see sisuliselt on, see on midagi alla sellist, et kõik, mis te seal näete, on pask. See on kõik samamoodi mingi fake rahadega, mingid spinnimised, see ei ole mingisugune reaalne tulu. See on kõik fake. Sisuliselt, kuidas see käib, on see, et kasiinoettevõtted, kes on Winniga seotud, maksavad WinTV-le mingisugust, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse, honorari või palka või mingisugust raha, mingi kuu raha sisuliselt ettevõttele ja siis selle WinTV ettevõttele ja siis see WinTV maksab lihtsalt edasi, nagu võtab selle kõik endale ettevõttesse ja siis maksab selle alla kui enda töötajatele, ehk siis nendele inimestele, kes seal istuvad ja spinnivad. Me võitsime 200 eurot! Et see on pask kõik.
et see on see, kuidas nemad teevad täiesti enda moodi nagu seda, ma ei tea siis, kasiinoreklaami, kui nii võib öelda. Et sisuliselt nad kutsuvad endale sinna ettevõttesse WinTV-sse, kutsuvad mingisugused suvalised inimesed, mingisugused tuntud inimesed, mingeid striimereid. No see on see, kuidas see nagu töötab. Et ettevõtte maksab sisuliselt, ma ei tea siis, kas honorari katust või palka või ma ei oska sellele nagu nime anda. Aga see on see, kuidas see töötab. Eile võtsid mingi 2,7 tonni haipisid ringi või? No eks ikka sa pead haipima selles suhtes, et kui sa ikkagi, nii nagu need varasemad hetked on olnud, et kus nad võidavad seal sadu, kui mitte 1000 eurosid ja siis nad on mingi, äge! Ja siis spinnib edasi lihtsalt tuima näoga, sorry, aga... Ja need jutud on, ma ütlen nii nagu Kodir ütles, et, oota, kuidas ta ütles, et ühed inimesed on öelnud, et nii on. Ma ei hakka nimesid nimetama. Eesti Vabariigi terviseks, Andri terviseks, 2V terviseks, teie kõigi terviseks, kes te olete siin.